Head kuulajad, meie teine loeng keskendub praegu vaktsiin välditavate haiguste iseloomustamisele, sest mõnedki neist on ammused, pole Eestis kaua ja palju aastaid esinenud ja selle tõttu vajavad ületutvustamist, eriti noorematele lapsevanematele. Esimene haigus on difteeria ehk kurgutõbi. Tegemist on ägeda bakteriaalse nakkushaigusega, näete, tekitaja on Corynebacterium diphtheria ja nakkusallikaks on haige inimene või see, kes kannab bakterit. Levib ta piiskadena, köhimisel, aevastamisel ehk siis need pritsmed sisaldavad tekitajat ja difteeriasse võib nakatuda tegelikult igas vanuses inimene. Nakatunud kohest eritub sellist mädasegust vedelikku, millest moodustub kile. Ja see on selline visuaalselt hallikas katt. Samas mikroobitoksiinid levivad vereringe kaudu ka mujale organismis ja kutsuvad esile kudede kärbumist ja tüsistusi. Kõige rohkem on siin ohustatud lapsed, kellel tekib kõriturse ja lämbumine. Samas võivad tekkida tüsistused ka neerude, südame ja kesknärvisüsteemi poolt. Haigus võib lapse eas lõppeda sageli surmaga. Läkaküha on äge hingamisteede nakkushaigus, mis tähendab nädalaid ja isegi kuid kestvaid köhahoogusid. Läkaküha on kutsutud seetõttu kas 100 päeva köhaks. Kõige ohtlikum on ta väikestele imikutele esimestel elukuudel ja enamus surmajuht on just alla 3 kuustel. Läkaküha võib olla ka imikute äkksurma põhjuseks. Läkaküha tüsistuseks on kopsupõletik, entsefalopaatia ehk ajukahjustus ja krambid. Haigustekitaja on Bordetella pertussis. Levib ta jällegi inimeselt inimesele hingamisteede piiskade sisaldisena. Varases staadiumis ja esimese 2 haigusnädala jooksul on ta väga nakkav ja nakatab kuni 90% kokkupuutunutest, kes ei ole vaktsineeritud. Läbipõdemise järgi pikka immuunsust ei jää, teda võib elu jooksul põdeda korduvalt, aga laste vaktsineerimine on vähendanud läkakühasse haigestumist ligikaudu 150 korda. Järgmine nakkushaigus tõsiste hulgast on poliomüeliit ehk laste halvatus ja see on juba väga ammu teada haigus. Tegemist on siis viirusliku nakkushaigusega, mida iseloomustavad üldine intoksikatsioon ja kesknärvisüsteemi kahjustus. Ja see avaldub kliiniliselt lõdva halvatusena. Tekitaja on polioviirus, kusjuures tema võib olla nakkuslik mitme kuu vältel ka väljaspool organismi. Näiteks vees kuni 3 kuud näete, väljaheites kuni pool aastat. Nii et nakatab jälle inimene, kes on viirusekandja, kes siis tõepoolest eritab seda viirust oma väljaheitega ja kui käsi ei pesta hoolega, nakkus kandubki teiste inimesteni ja hingamisteede pritsmetega. Nii et ohtlik on ka saastunud toit ja vesi. Riskirühmaks on siin põhiliselt alla 5-aastased lapsed. Ta on valdavalt laste haigus, kuid võivad haigestuda ka täiskasvanud ja kahjustada võivad kõik lihased. Sagedamini aga jalgade, harvem käte, kaela ja kehatüve lihased. Ja kui polioviirused tungivad ajukoorealustesse tuumadesse, tekivad haigel ka neelamis-, hingamis- ja kõnehäired. Vahelise lihase aaratuse korral on tulemuseks kopsuatelektaasid ehk et osad langevad kokku ei tööta ja raske kopsupõletik. Ja halvimal juhul tekib entsefaliit ehk ajupõletik. Nii et siit on juba selge, et see on surmaga lõppev haigus ja ravimatu. Teetanus ehk kangestuskramptõbi on siis teetanuse tekitaja, eustega bakter, mis organismi sattununa toodab teetanuse toksiini. Nakkusallikaks on siis eosed, mis on pinnases, näiteks mullas, kõdus ja sõnnikus, aga ka tolmus. Ja enam kui 70% juhtudest nakatutakse nahka läbistavate vigastuste kaudu. Nii et sellepärast sageli traumapunktis ulatuslike vigastuste korral tehakse ka difteeria teetanuse vastane vaktsineerimine. See on lihtsalt liitvaktsiin, nii et seal on teine komponent kõrval.
Nüüd teetanusoht võib kaasneda ka marrastuste, lõike- ja torkehaavadega ning nahka läbivate pindude, aga ka putukate ja loomahammustustega. Iseloomulik on suurenenud lihastoonus ja spasmid. Tavaliselt algab ta mälumislihaste spasmiga, see tähendab, et need lihased tõmbuvad kangeks, krampi nagu, millele järgneb neelamisraskus, kaela, õla ja seljalihaste jäikus. Ja haaratud on tegelikult kõik tahtele alluvad lihased. Need inimesed on sundpoosiks lookas. Raskematel juhtudel lõpeb ta surmaga ja teetanuse läbipõdemise järgi ka püsivat immuunsust ei kujune, vaid inimene vajab ikkagi teetanuse vastast vaktsineerimist. Tuberkuloos. Nakkusallikaks on eeskätt siis hingamiselundite lahtist tuberkuloosi põdevad haiged, me nimetame neid PK-positiivseteks, kes levitavad haigustekitajaid põhiliselt rögapiiskadega. Nii et üks ravimata tuberkuloosi haige võib aastas nakatada ära 10–15 järgmist inimest. Sagedaseim vorm on kopsutuberkuloos, harvemini on kopsuvälised vormid, aga imikutele immuunpuudulikele on eluohtlikuks just tuberkuloosne meningiit. Nii et sellepärast on väga oluline just sünnitusmaja faasis juba laste vaktsineerimine tuberkuloosi faasis. Kopsu vormi sümptomiteks on pikaajaline köha, köhaga kaasneb rögaeritus, veriköha, valud rindkeres, veel ka palavik, tohutu higistamine, kaalulangus, väsimus ja tema ravi antibiootikumidega on pikk 6–24 kuud. Järgmine haigus on siis hemofiilus influenza nakkus, B-tüüp. See on teatud kindel bakter ja ta on tüüpiline imikute ja väikelaste mädase ajukelme põletiku ehk meningiidi põhjustaja. Selle läbipõdemise järgi esinevad järgmised tüsistused nagu kuulmislangus kuni kurtuseni, vaimse arengupeetus või jääv krambisündroom. Nakkusallikaks on ikka haige inimene või haigustekitaja asümptoomne kandja. Ja jälle hingamisteede piiskadega, köhimisel, aevastamisel ja süljega. Tekitaja võib anda veel teisi vorme, näiteks kopsupõletiku, kõripealise põletiku, vereringe nakkust, rasket kudede põletikku ehk tselluliiti, liigespõletikku, kuid raske mädane meningiit annab siin 50% haigusjuhtudest. Olen ise ka lastearstina näinud neid haigeid haiglas, neid üliraskeid meningiite, kellel on jäänud kuulmiskahjustus. B-viirushepatiit võib põhjustada ägedat või kroonilist maksapõletikku. Ja siin me rääkisime ka eelnevatel slaididel, et lastel on hästi õrn ja ebaküps maks. Nii et selle tõttu, et haigus ei muutuks krooniliseks ja see lastel võib tekkida väga kergesti ja selle tagajärjel ei tekiks maksatsirroosi või maksavähki lausa, tulebki lapsi vaktsineerida. Et näete, maailmas on väga suur number inimesi, kes seda haigust on põdenud, üle 350 miljoni, kellel on krooniline B-hepatiit ja igal aastal nakatub vähemalt üle 4 miljoni inimese B-viirushepatiiti. Nii et ohtlik on haige inimese verega kokkupuutumine, tema sugusekreetidega kokkupuutumine ja muidugi emmalt lapsele võib siis tekkida kaasasündinud nakkus. Leetrid on väga nakkav viirushaigus, mis on levinud kõikjal maailmas. Nad levivad üldiselt puhangutena. Haiglaravi vajab üks haigestunu 4 ja tüsistuste teke on sagedasem just alla 5-aastastel lastel ja üle 20-aastastel noorukitel. Üks nakatunu võib vaktsineerimata inimeste hulgas nakatada korraga ära 18 järgmist inimest. Avaldub ta sellise nohu, köha ja kurguhaigusena, silmade põletikudena ja siis on iseloomulik lööve. Aga leetri haigel on iseloomulik esialgu selline nutunägu. Ta on nohune, ta aevastab ja köhib ja silmad on tal tulipunased ja siis tekib lööve. Kogu aeg on ta ka kõrges palavikus. Nii et tõsised tüsistused on siis kopsupõletik ja keskkõrvapõletiga, aga hullem neist on veel entsefaliit ehk ajupõletik, mille tagajärjel lapsed võivad invaliidistuda või halvemal juhul isegi surra. Punetised on äge lööbeline nakkushaigus ja kui ta lastele on suhteliselt kerge haigus, mis võib olla nohu, köha, suurenenud valulikud kuklalümfisõlmed näiteks,
ja peenikene selline roosakas punane kiiresti tekkiv ja kaduv lööve, siis ohtlik on ta just rasedatele ehk lapseootel naistele ja levitab ta teistele haigetele või teistele inimestele kandub ta üle just jälle nende hingamisteede ja süljepiisakestega. Nii et kui nakatumine leiab rasedal aset esimese 11 rasedusnädala jooksul, see on siis esimesel trimestril, tekib 90% juhtudel loodetel kaasasündinud punetiste sündroom. See tähendab seda, et sündiv laps on alakaaluline, tal võib olla südamerike, kurtus, silmade kahjustus kuni pimedaks jäämiseni, neuroloogilised häired ja arengupeetus. Mumps põhjustab aga valulikku turset peamiselt kõrva sülje näärmetes. See tähendab siis selliseid valulikke punetavaid paiseid, mille tõttu nägu muutub loperguseks. Sageli ta on ühepoolne, võib tekkida ta kahepoolne mumps nii-öelda ja see on siis nii, et alguses on haige üks pool ja pärast siis teine kõrva süljenäärme pool teises näopooles. Mõnikord ta levib ka lõua ja keelealustele süljenäärmetele ja mumpsi haigetel on alati väga valus suud avada, neelata ja mäluda. Nüüd nakatumine toimub jälle piiskade, hingamisteede piiskade kaudu, köhimisel, laevastamisel, süljega saastunud esemete kaudu näiteks laste kollektiivides ja poistel võib tekkida munandipõletik, mis põhjustab tugevat valu ja suurt tursunud munandikotti. Ja munandipõletiku põdemise tüsistusena võib tekkida ka sigimatus, nii et olen ise oma arstitöö alguses näinud nakkuskliinikus Merimetsas just nimelt armee teenistuses olnud noori sõjaväelasi, kes meil palatite kaupa lausa, kui see nakkus nende hulgas levima hakkas, olid sees oma mumpsist tekkinud munandipõletikega. Ja samuti haiguse kõige raskema vormina võiks nimetada ka veel mumpsiviirust, ajukelmepõletikku ja peaajukelmepõletikku. Nii et nägime ka seda, et kui lastel oli tavaline süljenäärme mumps, siis vanemad võisid samal ajal olla haiglas hoopis ajukelmepõletikuga. Nii et oligi perekondlik haigestumine, aga lapsevanemad olid haiged palju raskemalt veel kui lapsed. Nüüd rotaviirusnakkus on viiruslik soolehaigus ja ta on väga levinud. Ta on ka väga kergesti nakkav soolehaigus lastel. Ja kõige sagedamini haigestuvad 3-kuised kuni 3 aasta vanused lapsed. Nakatumine on siis fekaaloraalselt, see tähendab siis seda, et nii-öelda mustade käte kaudu. Kui ei pesta käsi, kui ei pesta käsi peale WC kasutamist või lapsel mähkmete vahetust. Nii et sageli haiglates laste kõrvalt haigestuvad ka siis hooldavad emad, õed-vennad. Püsib ta pindadel ja väljaheites pikalt. Algab ta palavikuga, kõhuvalu koksendamisega ja väga järsku tekkiva tohutu vesise kõhulahtisusega. Nii et väikestel lastel tekib sageli ohtlik vedeliku puudus ja nad vajavad tõesti haiglaravi ja teinekord päris pikalt. Nüüd inimese papilloomiviirus, see on siis selline viirus, mille tuntud nimetus on siis HPV. Inimesed nakatuvad elu jooksul ligi 80%. Ja kõige ohtlikumad HPV tüved põhjustavad ka valdava osa emakakaela vähkidest. Nii et Eestis on haigestumus ja suremus emakakaela vähkidesse tegelikult üsna kõrge Euroopas. Nakkusallikaks on siis nakatunud inimene ja parema kaitse kõrge riskiga just nende HPV tüvede nakatumise vastu annab vaktsineerimine enne seksuaalelu alustamist. Nii et tema siis levib nii-öelda seksuaalsel teel. Lisaks võib ta põhjustada ka häbeme ja tupevähki, aga ka päraku peenise ja suurune vähki. Ja Eestis vaktsineeritakse alates 2024 aastast ka poisse, seega siis kõiki noorukeid tüdrukuid ja poisse ja ainult 1 doosiga. Vaktsineerimise kõrvaltoimed. Enamik vaktsiinidest põhjustatud kõrvaltoimetest on tegelikult kerged. Nad mööduvad paari päevaga iseeneslikult ja ei vajagi spetsiaalset ravi. Kuid sagedasemad vaktsineerimise kõrvaltoimed, mida loetakse keskmisteks ja kergeteks, esinevad umbel 1% vaktsineeritutest. See tähendab eelkõige, et süstekohas on valutunne, süstekoht on kergelt turses ja punetav. Esinevad ka üldnähud, näiteks palavik, nõrkustunne, isutus või peavalu.
Harva võib tekkida tõsisemaid kõrvaltoimeid. Selleks on näiteks ulatuslik süstepiirkonna turse ja selle piirkonna kudede põletik, mööduv vereliistakute ehk trombotsüütide langev number või äge allergiline reaktsioon, mida nimetatakse ka anafülaksiaks. Aga anafülaksia on väga haruldane ja esineb umbes 1 juhul miljoni vaktsineeritu kohta. Seega me võime kokkuvõtlikult öelda, et vaktsineerimisest saadav kasu on kõrvaltoimete riskidest tunduvalt suurem. Kui kahtlustad vaktsineerimise kõrval nähtu, siis saab võtta ühendust perearstiga või helistada ka perearsti nõuandetelefonile 1220. Kui on kiiret arstiabi vajav olukord, võib pöörduda ise laste EMO-sse või helistada siis hädaabinumbrile 112. Kui pärast vaktsineerimist tõuseb palavik üle 38 kraadi, siis seda saab alandada ju paratsetamooliga ja infot soovitusliku annuse kohta saab leida ravimi pakendilt ja infolehelt. Nõu saab küsida ka apteegist, aga kindlasti ka pereõelt või perearstilt. Nüüd turses ja punetavale süstimiskohale saame anda juba kodus esmaabi. Teha sinna üks jahutav kompress, kas kummeliteega või lihtsalt jahedama veega. Ja kui laps on rahutu ja nutune, siis võib ikkagi põhjus olla ka valulikus süstekohas ja seda saame leevendada samuti paratsetamooli siirupi andmisega, aga see toimub alati siis vastavalt ravimi pakendilt leitavale instruktsioonile. Kui vaktsineerimine jäi pooleli, osad lapsed ja noorukid ei ole saanud planeeritud ajal riiklikus immuniseerimiskavas ette nähtud vaktsiine või on nad saanud mõned vaktsiinid, aga vaktsineerimine on siiski jäänud kusagilt pooleli. Nii et kui on vaktsineerimiskavast kõrvale kaldumisi, siis tuleb pidada nõu perearstiga ja alustada mõne vaktsineerimisega või jätkata. Juhul kui vaktsineerimiskuur on jäänud pooleli, siis tasub teil meeles pidada, et juba esimene vaktsiinisüst pani tegelikult immuunsüsteemi tööle. Selle abil kujunes immuunmälu. Ta võis ajas nõrgeneda, aga ta ei kustu. Nii et iga järgnev kaitsesüst aitab tegelikult immuunmälul taastuda ja parandada siis sellega immuunsusvõimet. Seega ei ole vaja ajakavast maha jäänutel alustada kuuri alati otsast peale või hakata tegema lisaannuseid, vaid saab jätkata lihtsalt pooleli jäänud kohast. Mille vastu soovitame lapseootel naisi vaktsineerida? Kõigepealt läkaköha vastu. Aga läkaköha komponent on liitvaktsiinis. Meil ei ole eraldi vaktsiini. Seega me samaaegselt vaktsineerime siis raseduse 3. trimestris naist ka difteeria ja teetanuse vastu. Sellest aga ei ole midagi, sest sageli on täiskasvanu eas see difteeria ja teetanuse vastane vaktsineerimine tegelikult tegemata. Nii et soovitav on seda läbi viia siis 28. kuni 34. rasedusnädalal ja seda võib teha läbi aasta. Kas see beebi siis sünnib aasta alguses, suvekuudel või sügisel, igal juhul seda soovitame teha selleks, et teie laps sünniks juba läkaköha vastaste kaitsekehadega, sest vaktsineerimine algab neil alles 3. elukuust. Järgmine on siis RSV vastane vaktsineerimine. See on siis respiratoorsüntsütiaalviirus ja see vaktsiin on soovitatud, kui raseduse 3. trimester jääb meil vahemikku august kuni jaanuar, siis on kõige tõenäolisem, et lapse sünd satub just nii-öelda selle RSV hooaja sisse. Ja lapsed põevad väga raskelt bronhioliiti ja kopsupõletikku, mida siis RSV haigus põhjustab. Nii et jälle, kui me vaktsineerime ära lapseootel naise 24. 36. rasedusnädalani, ja kui see 3. trimester satub siis sinna RSV hooaja kanti, siis tähendab, teie laps sünnib juba teilt teie platsenta kaudu saadud kaitsvate antikehadega. Ja need püsivad muuseas 6 kuud lapsed, nii et tegelikult kõige raskem RSV põdemine lastel ongi esimese 6 kuu jooksul. Gripi ja COVID vaktsineerimise kohta saab öelda seda, et need on soovitatud raseda kaitseks. Igas trimestris, igas raseduse etapis võime teha, et kui me tegime läkaköha ja RSV vaktsineerimist raseduse viimases faasis, aga see oli selleks, et lapsed sünniksid
valmis antikehadega, nad oleks kohe sünnilt kaitstud, siis grippi ja covidit me lubame teha igas raseduse faasis, aga kui on oluline ka nii-öelda see lapse kaitsmine, siis kõige viimases trimestris ja teda tehakse ka hooajaliselt. Septembri lõpp, oktoober, november, nii et aasta läbi gripi ja covidi vastu ei vaktsineerita. RSV oli hooajaliselt, aga läkaköha vastu tehakse siis igal kuul. Nii, millised immuniseerimised on veel lähiaastatel lastekavasse tulemas? Üks on siis pneumokokki ehk streptococcus pneumoonia, aga rahvakeeli kutsutakse ka kopsupõletiku streptokokki vastane vaktsineerimine imikueast alates. Ja see vaktsiin kaitseb siis ajukelmepõletiku ehk meningiidi, vereringenakkuse ehk sepsise, raske kopsupõletiku ja keskkõvapõletiku vastu. Ja vaktsineeritakse esimesel eluaastal neid lapsi korduvalt. Ja teine on siis RSV vastane, respiratoor-syncytiaalviiruse vastane immuunglobuliini ehk valmis antikehapreparaadiga laste immuniseerimine, mis hakkab toimuma sünnitusmajas ühekordselt jälle vahetult enne või nii-öelda selle viirusaktiivsuse hooaja ajal ja ta kaitseb vast sündinud ja imikuid ka esimese elupoolaasta jooksul rasket haiglaravi vajava alumiste hingamisteede põletiku eest, milleks on siis bronhioliit ja kopsupõletik. Ja see on praegu maailmas väga kasutatav immuniseerimise viis, sest laps saab kohe valmis antikehad ja ta on väga kaitstud. Milline on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni kokkuvõte vaktsineerimisest? Immuniseerimine on ülemaailmne tervishoiu edulugu, mis päästab igal aastal miljoneid elusid. Vaktsiinid vähendavad haigestumise riski, teevad koostööd keha loomuliku kaitsemehhanismi ja immuunsüsteemiga. Meil on täna olemas vaktsiinid enam kui 30 eluohtliku haiguse ja nakkuse ennetamiseks, aidates igas vanuses inimestel elada kauem ja tervemalt. Immuniseerimine hoiab praegu ära 3,5 kuni 5 miljonit surmajuhtumit igal aastal, just sellistesse nakkushaigustesse nagu on difteeria, teetanus, läkaköha, gripp ja leetrid. Immuniseerimine on esmatasandi tervishoiu võtmeks ja vaieldamatu inimõigus. Seega vaktsiinid on kriitilise tähtsusega nakkushaiguste puhangute ennetamiseks ja tõrjeks. Nad on ülemaailmse tervise ohutuse aluseks. Aitäh, tänan kuulamast!